Tere tulemast kuulama patsiendikooli loengut Igapäevane elu reumaatilise haigusega. Mina olen Eve Raussi ja töötan Põhja-Eesti Regionaalhaiglas reumatoloogina. Ja täna siis räägime, kuidas saavutada meie nii arstide kui ka patsientide ühine eesmärk, et elada koos reumaatilise haigusega tavapärast elu ilma oluliste piiranguteta. Selle saavutamine on täiesti võimalik, kuid selleks on vajalikud teatud väikesed kompromissid, et tuleb võtta pidevalt ravimeid, oma elu tuleb mõnikord rohkem ette planeerida kui ilma haiguseta inimesel ja tasub olla ka paindlik, et mõnikord tuleb oma plaane muuta, oma eesmärke muuta, kohandada, et saavutada siis lõpptulemus. Täna siis räägime järgmistel teemadel. Kõigepealt, mida patsiendid alati väga palju küsivad ja millest võib-olla me väga palju ei räägi, on toitumine, mis on toitumissoovitused reumatoloogiliste haiguste puhul ja lisaks üldised elustiili soovitused, siis jällegi ehk aktuaalsemaks muutunud reisimise teema, siis räägime vaktsineerimisest, nii reisimisega seotud kui ka praeguse olukorraga seotult ja alati aktuaalne teema pereplaneerimine. Toitumise peale pannakse mõnikord väga suuri lootusi ja eeldusi, kuid kahjuks ei ole ühtegi sellist dieeti, millega me saaksime reumatoloogilist või reumaatilist haigust välja ravida. On ainult üks haigus, mille puhul dieet on tõesti oluline ja seda me siis ka rõhutame, selle kohta on ka internetis palju materjali ja see on podagramm. Aga teiste reumaatiliste haiguste puhul saame me öelda kõigepealt seda, et loomulikult on oluline, et inimene toituks tervislikult. On tehtud ka uuringuid ja leitud, et kui toitumine ei ole tervislik, siis on ka haigus aktiivsem, seda siis reumatoidartriidi haigetel. Oluline on ka see, et inimene oleks normkaalus, see on juba puht mehaaniliselt võttes tähtis, et ei oleks ülekoormust liigestele. Kui nüüd natukene minna üldiselt täpsemale, detailsemale, siis millist liiki toitumisest võiks siiski olla mõnevõrra kasu, mõjutamaks reumaatiliste haiguste aktiivsust. Ja selleks on siis Vahemeremaade dieet, ehk see tähendab, et süüa rohkelt mereande, kasutada oliivõli, mitte süüa punast liha niivõrd palju ja mitte süüa rasvu nii palju, rohkelt ka rohelist. Ja eraldi võiks välja tuua siis põletikuvastase dieedi, mis on natukene uuem ja natukene selline võib-olla täiustatud või muudetud Vahemeremaade dieedil põhinev. On tehtud ka uuringuid paastumise mõjust ja leitud seal kasu. Sellest mina täpsemalt praegu ei räägi, et see on selline üsna spetsiifiline teema ja räägime natukene sellistest üldisematest ja enamikele inimestele sobivamatest toitumismodifikatsioonidest. Toitumisel on siis otsene toime inimesele. See tähendab, et toitumisest ju sõltub, et me saaksime kätte toidust oma vajalikud toitained, rasvad, valgud, süsivesikud, saaksime vitamiine, saaksime mineraale ja muid aineid, oleks kalosus piisav või mitte üle ja mitte vähe. Et see on see kõik, mis toidust läheb inimesele. Aga lisaks on meie sees ka hea mitu kilo baktereid, kes meie soolestikus elab ja kes ka meid mõjutavad. Ja me peame ka arvestama, et ka nemad saavad ju toitu sellest, mida meie endale sinna soolde viime. Ja see, kuidas me oma baktereid toidame, see mõjutab seda, kuidas nad meie sees käituvad. Kas nad tekitavad sinna lisagaasi näiteks, kas nad teevad sooleseina läbi laskvamaks, nii et soolestiku sisust imendub meile organismi ained, mida ei oleks hea lasta imenduda, kui hästi kõht läbi käib ja nii edasi. Üks lühikene slaid ka toidu ja ravimite kohta, et sellest ravimeid puudutavas loengus sellest ka natukene räägiti võib-olla lähemalt, aga ravimitega toit võib mõjutada ravimite imendumist. Enamasti soovitame me võtta ravimeid peale sööki. Kui arst eraldi midagi ei rõhuta, siis võikski see olla selline üldine seisukoht, et pigem võtta peale sööki või siis ei ole nii oluline.
kui on mõne ravimi puhul väga oluline, et seda võetakse kindlasti tühjale kõhule või kindlasti koos söögiga või peale sööki, siis seda arst teile ka kindlasti ütleb. Arusaadav reegel on see, et kui kõhus suurt midagi ei ole maos, siis ravim imendub kiiremini, toime tuleb kiiremini, näiteks võib see oluline olla mõnede valuvaigistite puhul, samuti antibiootikumide puhul. Kui aga on seal rikkalik söömaaeg ootamas preparaati, siis imendub ravim aeglasemalt ja toime avaldub ka aeglasemalt. Ja osade ravimite puhul ei ole oluline, et see toime tuleks kohe pauguga, need on need ravimid, mida püsivalt tuleb võtta. Mõnede ravimite puhul ei tohi võtta preparaati koos toiduga, et see võib häirida ravimi imendumist, see puudutab mõningaid antibiootikume. Ja üldiselt on üks selline aktiivne aine või aktiivne toidukomponent nagu kreibimahl, mis võib mõjutada päris mitmete ravimite töötlemist maksas, osadelt teeb seda töötlemist kiiremaks, osadel aeglasemaks ja seetõttu võib ravimi toime kas muutuda nõrgemaks ja tugevamaks. Nii et seda kreibimahla võiks pigem vältida ravimitega koos. Toidulisandite kohta ütleks järgmist, et niimoodi laias laastus on meie kliimas vajalik üks toidulisand ja see on D-vitamiin, mida võiks võtta siis alates sügiselt septembrikuust läbi talve kuni maikuuni välja ja suvekuudel võib teha pausi. Ilmtingimata ei pea tegema pausi, aga võib annust vähendada. Sellepärast, et põhiline D-vitamiini allikas on ikkagi päikesekiirgus ja D-vitamiini siis tehakse meie oma nahas päikesekiirguse toimel. Toidust saab teda vähe, et selleks peab tõesti väga-väga palju kala sööma igapäevaselt, et saada D-vitamiini tase korda. Ka sellised lühiajalised lõunamaareisid ei taga piisavat D-vitamiini taset kogu talveks. Muid toidulisandeid võib võtta teatud juhtudel, näiteks kui arst soovitab, et te võtate nüüd selliseid ravimeid, mis kaltsiumit välja viivad või võib tekitada luu hõrenemist mõni ravim, et siis võib kaltsiumit juurde võtta. Kui on raua või B-grupi vitamiinide defitsiit, siis võtta ka neid juurde, aga nii-öelda profülaktiliselt või igaks juhuks neid ei ole vaja pidevalt võtta. Ja üldiselt on rusikareegel see, et parem on toituda täisväärtuslikult mitmekülgselt ja saada kõik oma vajalikud komponendid kätte toidust, kui et võtta ühte, teist ja kolmandat tabletti juurde, kuna ei ole mõtet ka üle annustada ja toiduga saadavad lisandid õigemas proportsioonis ja ka nende omavaheline vahekord on tähtis. Kui nüüd rääkida sellest, kuivõrd võib toit mõjutada reumaatiliste haiguste avaldumist, sümptomite leevendumist või ägenemist, siis tasub jälgida, kuidas see teile just mõjub, sest iga inimene on erinev ja mõnel inimesel on see seos selline silmaga märgatav ja tugev, mõnel aga nõrgem ja mõni ei pane üldse tähele erinevust. Et näiteks laktoositalumutuse diagnoosimiseks ei pea tegema isegi mingeid peeneid teste, vaid kui inimene jälgib oma piimatoodete, piimatarvitamist ja vaevuste seost, siis sellest täiesti piisab mõistmaks, kas on inimene laktoositalumatu või mitte. Aga kui me räägime nüüd konkreetselt liigeshaigustest, siis näiteks mõned toiduained võivad vaevusi vähendada ja mõned suurendada, et need on siin ka välja toodud, et ütleme, selline suhkrurohke karastusjook võib elu kehvemaks teha, aga samas marjad, kala, rohelised köögiviljad võivad vaevusi vähendada. Ja nüüd lähemalt natukene siis sellest esialgu mainitud lubatud põletikuvastasest dieedist. Et sellist kindlat, väga konkreetset paika pandud dieeti veel siin välja tuua ei ole, et uuringud käivad, et on pandud paika mõned põhimõtted ja uuritakse, et kuidas siis selle konkreetse dieedi rakendamine mõjutab haiguse kulgu reumaatiliste haigustega patsientidel. Et praegu need soovitused on põhinevad mitmetel väiksematel uuringutel. Ja põhimõtted on siis järgmised, et soodustatakse kiiremat seedimist, et mitte süüa teraviljasid ja valku koos. Toit võiks olla madala gluteenisisaldusega. See ei tähenda seda, et tuleks järgida gluteenivaba toitumist, et selline
on väga ekstreemne dieet ja on näidustatud ikkagi siis, kui inimesel on gluteenitalumatus diagnoositud. Kasutada rohkelt puuvilju, ensümaatilisi puuvilju. Selline on näiteks ananas, mis paneb teil suu kipitama, kui süüa. Kasutada täisteraviljatooteid, mitte kasutada valget jahu. Süüa ohtralt oomega 3 sisaldavat mono- ja polükülastamata rasvhappeid. Kasutada maitsestamiseks mitte soola, vaid pigem vürtse. Igapäevasesse toitu kaasata rohelised lehtköögiviljad, puuviljad, võib teha nendest rohelisi mahlasid. Pigem mitte kasutada piima toore piima kujul, vaid hapendatud piimatooteid, jogurteid, häid baktereid sisaldavaid jogurteid, Jaapani köögist tuntud misot ja vältida siis punast liha, kofeiini, kindlasti alkoholi ja mitte liialdada ka kartuli ja tomatiga, mis on maavitsaliste sugukonnast. Ja see toitumine võiks siis välja näha selline, et igal hommikul läheb esimese liigutusena roheline mahl või smuuti, on 3 põhitoidukorda ja nende vahel 2 snäkki. Selleks snäkiks võib olla siis jogurt ilma suhkruta või puuvili või pähklid ja juua rohelist teed, et see võib olla see hommikusöögi kõrvale käiv erguti kohvi asemel. Ja toidu valmistamise viisidest kindlasti eelistada küpsetamist, keetmist, aurutamist, smuutisid, mitte praadimist. Eelpool mainitud küllastamata rasvhapetel, mis on põletikuvastase toimega, et neid me saame siis rasvasest kalast, seemnetest, pähklitest, avokaadost. Prebiootikumid, mis mõjuvad hästi soole mikrofloorale, soodustavad nii-öelda häid baktereid ja loovad ebasoodsamad tingimused halbadele bakteritele ja mõjutavad ka immuunsust, ongi just rohelised lehtköögiviljad, suvekõrvits, puuviljad, täisteraviljad. Probiootikumidena siis jogurt, just vaadata, et seal laktobatsillid sees oleksid. Ja seedimise soodustamiseks kiudained, ananas, taimsed piimad. Ja nendest eelpool nimetatud vürtsidest siis täpsemalt, et kurkum, must pipar, eriti koos, siis nad üksteist turgutavad ja suurendavad toimet ja ingver. Siin veel kord välja toodud, millistel köögiviljadel on ka põletikuvastased omadused. Punase liha asemel võiks eelistada linnuliha, valget kala, kaunviljasid või valguallikaid. Suhkru asemel kasutada pigem mett, kohvi asemel, nagu öeldud, juba rohelist teed ja teha ise mahlasid ja smuutisid. Kordame üle siis juba eelpoolgi läbi jooksnud nii-öelda negatiivsed aspektid, mida siis võimalusel vähendada või vältida. Et see on siis praadimise kasutamine toidu valmistamisel, valmistoidud, poolfabrikaadid, valge jahu. Valge jahu võib osaliselt asendada alati kas sukkijahu või kaerajahuga, et ei pea ka täispööret tegema kohe oma toitumises. Siis vähendada piimatooteid ja kasutada rohkem hapendatud piimatooteid, jogurteid ja vältida liigse suhkru kasutamist. Peidetud suhkrut, mis on ka karastusjookides, magusates mahlades, vaadata mahlade ja jogurtite koostis, et väga paljudes on sisse sinna roninud fruktoosisiirup, mida tegelikult tuleks täiesti vältida toidus. Alkohol ei käi ühegi kroonilise haiguse ega ravimite kasutamisega kaasa, et seda tuleks viia miinimumini või üldse vältida. Ja selle dieedi soovitustesse kuulub ka kohvi vältimine, et kui me nüüd räägime mõne teise dieedi või teiste soovitustega, siis kohvil on ka oma positiivseid aspekte, nii et see on siin arutelu koht, kas siis kohvi täiesti vältida või ikkagi natukene võib juua. Kindlasti ta väga halba midagi ei tee. Natukene ka unest. Et uni ei ole vajalik mitte ainult meie puhkuseks ja vaimuvärskenduseks, vaid on ka oluline toimeunel ainevahetusele. Ainevahetus
kiireneb, kui inimene saab korralikult magada ja muutub aeglasemaks ja kehakaal tõuseb, kui unetunde jääb väheseks. Ja samamoodi on leitud, et ebapiisav uni suurendab põletikulisi protsesse ja aitab kaasa haiguse ägedana püsimusena ja põletikuprotsessidele. Täiskasvanud inimene vajab ööpäevas keskelt 7–8 tundi und. Ja et uni oleks võimalik, tuleb vahepeal sättida oma ravimite kasutamist, et valu ei segaks und, siis võtta oma valuravim võib-olla õhtul ja glükokortikoid, kui ta raviskeemis on siis hommikul, et neid ravimeid annab niimoodi sättida, et oleks ka see ööuni võimalikult väheste häiretega haiguse poolt. Õhtune kohv ja õhtune alkohol häirivad und, liikumine jällegi parandab ja tuleks vaadata, kuna inimene veedab ju kolmandiku oma elust voodis, siis peaks olema madrats ja padi sellised, mis on mugavad ja soodustavad und, et need on sellised tõeliselt hea perspektiiviga investeeringukohad oma tervist arvestades. Nüüd sellisest igapäevasest elust võib-olla natukene välja erilisemasse situatsiooni nagu reisimine, mis alati on selline väike stress ja koormus, uued situatsioonid, vahest ka pikk istumine, pikk ootamine, vähenenud unetunnid. Samas kindlasti see väärib kui vaimne puhkus. Reisimisel, kui me räägime kaugematest kohtadest, siis lisaks COVID-ile on ka mõned teised sellised haigused, mille vastu tuleks ennast vaktsineerida, kui me mõtleme puhkusereisidele, et näiteks on kollapalavik, selline haigus, mille vastu on nõutud teatud riikides vaktsineerimine ja seda tuleks juba varakult planeerida. Et see sõltub nüüd sellest, mis on teie haigus, mis on teie ravimid, et kui te saate bioloogilist ravi või kui seda planeeritakse, siis need reisivaktsiinid tuleks enne ravi alustamist läbi mõelda ja vajadusel ära teha. Kui te lähete reisi peale, siis alati võtke kaasa oma ravimid. Need võiksid olla originaalpakendis, et kui keegi kuskil kontrollib, et siis ei teki mingit segadust, kui palju neid siis on ja mis nad täpselt on. Ja võtke need alati käsipagasisse. Alati võib juhtuda, et äraantav pagas hilineb. Me ei tea seal olevat temperatuuri, et oma eluks hädavajalikud asjad tuleb hoida enda lähedal. Mõnes riigis on ka tramadoolu näiteks loetud narkootiliste ravimite hulka, et seda tuleb alati eelnevalt kontrollida, et kas seda võib kaasa võtta või ei. Kui nüüd te saate bioloogilist ravi, mida tuleb süstida ja ütleme, et te lähete sinna nädalasele või 2-nädalasele reisile, siis seda süstitavat ravimit on alati oluliselt ebamugavam kaasa võtta kui tablette. Ja kui võimalik, et te seda reisi juba varakult teate, siis võib natukene oma süstimiste aegadega mängida, et teha näiteks enne reisi ja peale reisi need süstid ära. Aga kui see niimoodi ei õnnestu, siis ilusasti korralikult võtta oma süstal kaasa või süstlad kaasa, külmakotis, külma elemendiga ja kohale jõuda siis esimesel võimalusel panna ta külmkappi. Kui on vaja, siis arst annab teile alati tõendi ravimite kohta, aga minu praktika näitab seda, et seda tõendit tegelikult eriti tihti vaja ei ole läinud. Ja ei saa ära unustada ka seda, et tuleb ennast kaitsta liigse päikese eest. Just süsteemsete haiguste puhul võib liigne päike või lõunamaade päike olla faktor, mis haiguse ägenemise vallandab. Et kõik me peaksime tegelikult oma nahka lõunamaades kaitsma. Ja nüüd vaktsineerimisest lähemalt, mitte ainult reisivaktsiinidest, vaid üldse vaktsineerimisest. Praegusel ajal on see väga-väga kuum teema, aga ma ei räägi siin ainult COVID-ist, vaid ma räägin vaktsineerimisest laiemalt. Põhipostulaat on see, et reumaatiline haigus iseenesest ei ole vaktsineerimise vastunäidustus. Võib olla teatud ajahetkesid haiguse kulus, kus vaktsineerimine ei ole tõesti mõistlik. Kui haigus on äge, siis tuleks vaktsineerimisega oodata. Samuti on mõningad sellised ravimid, mis võivad vaktsiini tõhusust nii palju vähendada, et ei ole sellest vaktsiinist väga suurt kasu oodata. Jällegi, siin on oluline ajastamine. Näiteks rituximab on selline bioloogiline ravim, mille tagajärjel immuunvastus on üsnagi pärsitud, aga kui me ootame piisava aja selle ravimi manustamisest
siis me saame vaktsiini teha. Oluline on ka see, et vaktsineerida enne bioloogilise ravi alustamist, aga bioloogiline ravi iseenesest ka vastunäidustust ei ole, et võib teha ka bioloogilise ravi ajal. Üldine soovitus on see, et kui te saate näiteks Trexaanravi, siis peale vaktsineerimist, kui arst niimoodi teile lubab, võiks teha Trexaaniga 1–2 nädalat pausi. Ja see on just peale vaktsineerimist. Enne süsti ei ole vaja pausi teha. Milliseid vaktsiine siis võiks teha? Kõigepealt muidugi kõik meie haiged võiksid olla vaktsineeritud praeguse aja pandeemia vastu, COVID-19 vastu, jällegi erijuhud, teatud ravimid, ajastamine, aga üldjuhul ei ole see vastunäidustus, vastupidi vägagi soovitatav. Siis gripp, kui tuleb jälle hooajaline gripp, siis iga-aastaselt gripi vastu vaktsineerida. Pneumokokk, kõik riikliku vaktsinatsioonikava vaktsiinid, noortele naistele HPV vaktsiin ja puukentsefaliidi vastu võite ennast ka rahumeeli ära vaktsineerida. Nüüd räägime natukene sellistest erijuhtudest, mida on vähe, mis ei ole selline igapäevane, aga mida on väga oluline arvestada. Et selline juhus, kui naine saab bioloogilist ravi raseduse ajal ja sünnitab, siis tema imikule, tema vastsündinule ei tohi teha ühtegi elusvaktsiini. Et on oht, et lihtsalt sellel vastsündinul ei ole kaitset, et saab vaktsiinist haiguse. Et see puudutab siis tuberkuloosi vaktsiini ja rotaviiruse vaktsiini ja see on esimene pool aastat. Edaspidi on vastsündinu immuunsusega kõik hästi ja võib kõiki vaktsiine rahumeeli teha. Ja kui nüüd rotaviiruse vastu vaktsineeritakse last, kui ema ei ole olnud raseduse ajal bioloogilisel ravil, vaid on lihtsalt reumaatilise haigusega, võtab muid ravimeid, aga laps saab rotaviiruse vaktsiini, siis see on ka selline elus nõrgestatud vaktsiin ja laps võib oma väljaheitega seda viirust seal eritada, et siis ema ei tohiks või siis isa, kui isal on see haigus, ei tohiks selle imiku väljaheidetega kokku puutuda, et ta võib saada sealt nakkuse. Et paar sellist erijuhtu. Ja kui tahta ennast eriti hästi kaitsta ja kui teil on väga hoolivad ja arvestavad pereliikmed, siis võiksid ka kõik nemad olla vaktsineeritud. Kõik need, kellega te kokku puudute igapäevaselt, pere, sõbrad, lähim suhtlusringkond, kui nemad on vaktsineeritud, ei haigestu, ei grippi, ei covidisse, ei kanna seda edasi või kui kannavadki siis oluliselt väiksema viiruskoormusega, siis see kaitseb ka reumaatilise haigusega inimest. Nii, ja jõuame siis tänase ettekande viimase teema juurde ja see on pereplaneerimine. Pereplaneerimine algab sellest, et mõningatel juhtudel on vaja rasedusest hoiduda. See on ka planeerimine. Ja kindlasti, kui noorele naisele määratakse ravim, siis sellest ka räägitakse. Täpselt sama puudutab ka mehi, et teatud juhtudel ei ole lapse saamine mõistlik. Ja see on siis nendel juhtudel, kui haigus on ägedas faasis, kui on vaja kasutada teatud ravimeid, need on siin ära loetletud, mükofenolaat, tsüklofosfamiid, metotrexaat, leflunamiid, või kui on kahjuks haigus sellise kuluga, et on tekkinud mingisugune raske organkahjustus, et see rasedus võib olla emale väga tüsilik ja ka lapsele ei pruugi edukalt lõppeda. Rasestumisvastastest vahenditest kõige efektiivsem on emakasisende vahend. Te näete siin slaidi peal ka, kuidas me hindame rasestumisvastaste vahendite efektiivsust. See on siis, kui palju tekib soovimatuid rasedusi 100 naise kohta 1 aasta jooksul. Emakasisese vahendi puhul on see protsent alla 1. Pillide puhul, suukaudsed kontratseptiivid, siis on see umbes 10, kondoomi kasutamisel 18 ja kalendermeetodil 24. Nii et siit lähtub see, et kui vähegi on sobivust, siis võiks kasutada kõige kindlam on emakasisene vahend. Laste saamist mõjutavad mitmed faktorid, et ka ilma reumaatilise haiguseta paaridel alati ei õnnestu last saada ja mõjutab siin vanus, mõjutab see, kui haigus on aktiivses faasis
ja mõjutavad fertiilsust ka mõned ravimid, näiteks tsüklofosfamiid mõjutab kogu doos, et kui seda ravimit on saadud palju, siis võib ta munasarjade tegevuse enneaegselt lõpetada. Mõjutavad mittesteroidsed põletikuvastased preparaadid, aga see toime on väga ajutine ja mõjutavad kõrges annuses glükokortikosteroidhormoonid, mille kasutamist me loomulikult püüame igati vältida. Mitmed sellised igapäevased ravimid ja enamik kasutatavad ravimid fertiilsusele üldiselt ei mõju, et siia alla kuuluvad metodreksaat, mükofenolaat, azatiopriin ja kõik bioloogilised ravimid. Kui me nüüd räägime lapse saamise soovist, siis võib üldistusena öelda, et valdav enamik reumaatilise haigusega patsiente võib täiesti edukalt lapsi saada ja saab ka. Laste hulk või laste arv reumaatiliste haigustega inimestel on siiski väiksem kui üldpopulatsioonis. Ja siin on lisaks objektiivsetele mõjuritele, haiguse aktiivsus, ravimid ja nii edasi, tulevad mängu ka sellised subjektiivsed, et pere hirm võib olla ravimite kõrvalmõjude ees, hirm selle ees, et haigus võib lapsele edasi kanduda. Et need on kõik sellised faktorid, mis on väga palju mõjutavad, aga alati kõikidel nendel hirmudel ei pruugi üldsegi olla reaalset alust ja kindlasti tuleb sellest oma arstiga täpsemalt rääkida ja see on hästi individuaalne protsess. Ja siinkohal tuleb küll öelda seda, et enamik reumaatilise haigustega naistest ei saa lubada endale sellist rasedust, vaid seda tuleb planeerida. Et haigus peaks olema vaibefaasis ja mõnikord on vajalik ka ravimid välja vahetada, et kui haigus on olnud remissioonis 4 kuud, 6 kuud, me saame hakata kasutama nõrgemaid ravimeid, mis rasedusega kokku sobib ja see rasedus on siis ka edukas. Mõnikord on vaja teha mõningaid lisaanalüüse, et hinnata täiendavaid riske, hinnata, kuidas keha üldse vastu peab füüsiliselt rasedusele. Ja paljudel juhtudel me ei saa ju ravi ära lõpetada, et kuna tegemist on krooniliste haigustega, mis ilma ravita võivad ägeneda ja mõnede haiguste puhul rasedus võib olla ka selline ohusituatsioon, kus on ägenemise tõenäosus suurem, et siin on süsteemsed sidekoehaigused, teiste haiguste puhul jälle on ägenemise võimalus väiksem, nagu näiteks reumatoidartriit. Et põhimõtteliselt siis ravimeid tuleb ikkagi kasutada ja siin on siis kirja pandud ka need ravimid, mis kenasti raseduse puhul lubatud on, et neid on siin päris suur valik. Mõnikord tuleb ravimeid vastuoksa juurde lisada, et kui on hüübivuse probleeme, et see rasedus oleks edukas, et ei tekiks prootekahjustusi või raseduse katkemist, on vajalikud siis perehüübimist mõjutavad ravimid siis läbi raseduse ja ka mõnda aega peale sünnitust. Jälgib siis rasedat nii reumatoloog, jälgides haiguse aktiivsust, emaseisundit, kui siis ka günekoloog, ämmaemand, kes siis jälgib lisaks naisele ka last. Mõnikord on vaja teha tihemini näiteks loote ultraheliuuringuid ja muid analüüse. Sünnitusjärgsel perioodil on ema ohustatud reumaatilise haiguse ägenemisest. Tihtipeale on ju ravi vähendatud miinimumini, et mitte kasutada ravi, kui ei ole see hädavajalik ja mitte kasutada tugevamaid ravimeid. Ja sünnitus ja rasedus on väga suur hormonaalse ümberkõlastuse periood, mis kindlasti paljusid meie haigusi ka mõjutab. Et siis me jälgime, kuidas on sümptomatoloogia, kas tekib liigespõletiku, kas tekib analüüsides muutuseid ja vajadusel siis saame nüüd rohkem juba ravida. Sellepärast, et imetamise ajal on lubatud ravimite või ohutute ravimite hulk tegelikult suurem, et imetamise ajal kõik bioloogilised ravimid on tegelikult täiesti okei kasutada. Jällegi on siin ära mainitud sünnitusjärgses perioodis meeles pea, et lapse vaktsiinid, kui on naine saanud bioloogilist ravi. Ja sünnitusjärgsel perioodil, kui tegemist on reumaatilise haigusega naisega, siis loomulikult ka puhtfüüsiliselt ju koormus suureneb, unetunnid vähenevad ja tuleb last seal tõsta, imetada, et siis tulebki kasutada kõik võimalikke abinõusid juba profülaktiliselt, et liigest vaevusi vältida, kasutada ortoose, kasutada abivahendeid, imetamise patjasid ja kandelinasid ja nii edasi
ja tuleb osata ka delegeerida oma kohustusi, igapäevatöid, et mitte võtta kogu koormust enda kanda ja ise saada ka puhata ja magada piisavalt. Ja see olekski minu poolt kõik. Tänan teid väga tähelepanu eest ja lõppsõnumina ütleksin, et tuletaksin meelde seda algust, et me peame arvestama oma haigust ja võtma ravimeid ja seda haiguse kulgu jälgima, aga eesmärk on see, et muus osas ei erineks igapäevane elu millegagi teiste inimeste ilma reumaatiliste haiguseta inimeste tavapärasest elust. Aitäh!